ütleme nii, et me tahame aaret leida. Et aaret leida on vaja mingit informatsiooni, on vaja kaarti, eks ju. Noh, ka informatsiooni, et mis see aare on, kus see aare on, mis ma selle aardega pärast teen, igast asju on, eks ju, selle aardega seoses. Ütleme, et meie aare on see, et ma tahan nagu õnnelik olla, aga õnnelik olla tähendab seda, et kõike armastada tingimusteta, spontaanselt, eks ju. Selles kahesuse maailmas päris raske, isegi endast on vahepeal koppe ees. Oma nende igast harjumused ja kiiksud, eks ju, luubid, maskid, kostüümid. Ja noh, mis siin svarupast rääkida sanskriti keeles, et algsest hingeseisundist, et kuidagi missugune minu algne suhe Jumalaga. Aga noh, alguses öeldakse on taasjarasa, et arendama seda taasjarasat, et nagu teenimise meeleolu, et see nagu kõikide armastuse suhete alused, et olla alateadlikult teenija rollis, eks ju. Mitte otse Jumala juurde, aga Jumala teenijate teener, eks ju. Taas, sõnu taas. Ühesõnaga. No ja siis, ütleme lihtsalt maakeeli tähendab seda, et okei, ma tahan nagu armastuse ookeanis ujuda ekstaasis ja õndsuses ja tantsus ja laulus ja tunda, et ma olen armastatud ja armastada vastu. Ma tahan seda tunnet, seda emotsiooni, sest hinge omadus on see. Nagu, eks ju, ma ei oska öelda. Suhkru omadus magus, nii hinge omadus teda põntsust, eks ju, õnne tunda. No siis me ütleme sõna armastus, eks ju, tingimusteta armastus. No ja siis öeldakse, et eneseteadustamise, kõigepealt vaja ennast teadustada, iseendaga hakkama saada, ütleme niimoodi, et seal hügienia, tervis, mõistus, sotsiaalsus, materiaalsed kohustused täidetud, suhted, lähisuhted, sugulased, et sealt nagu hakkad laiendama seda armastust, et see ongi selle kaardi õppimine, et kuidas käituda vastavalt ajale, kohale, tingimustele, nii et sa jääd armastusse. Okei, Jumal, on Jumal, ei ole, võib-olla on ta täiuslik elus olend, teda võib imetleda, ta on kõike läbiv armastav, eks ju, saad vaimustud temast, et ta nagu viimase peal, jah. Okei, see on kõik tore. Aga siis see on vähe, see on nagu väike kaardi osa, see on nagu lõplik eesmärk, eks ju, ütleme. Et enne kui ma ei teadusta ennast kui lahutamata osake sellest tervikust ja armastusest ja et ma olen Jumala lahutamata osake, et samal ajal üks, samal ajal erinevad. Ja Cinta Pedapedatato filosoofia, õpeta mõtlema niimoodi, et palju asju on korraga. Et siis enese teadustamine tähendab siis see, et mis on see Sambandha Gyan sanskriti keeles, et mis on siis minu positsioon, minu omadused, minu kuidas öelda, minu valuuta või minu park, kõik, mis mul on, et mis materjal mul on, millega ma saan hakata ehitama oma järgmise samme sinna aarete saarele, et see aarded leida. Ja siis ongi see, ütleme, võib-olla kõige raskem on see, et okei, suur õnn, kui sa saad aru, et mul on lõplik eesmärk, eks ju, olla armastav ja armastada tingimusteta ja on olemas. Loodus ei ole selline isikusetu lüpsile, vaid seal taga on ka isiksuse teadus ja kõrgem elusolend, kes tunnetab kõike samal ajal. Kui meie teda ei tunneta, see tähendab, et tema meid ei tunneta ülihingena, pühavaimuna. Et siis ikkagi nagu see ülesehitamine, et alguses öeldakse, on palju fanatismi, sentimentalismi, suur hurraa, siis langused, tõusud, selle üles-alla, eks ju. See on ka okei kõik. Aga ikkagi, kuidas sa öelda, see põhipoint on, et õppida vaikselt samm-sammult, kuidas seda armastust niimoodi jagada, et sulle nagu liiga katusse sõida, eks ju, liiga sentimentaalne ei ole ja ka liiga tagasi hoia. Mõtled, et ma olen nii langenud, et ma ei viitsi midagi siin jamada, ma ei oska armastada. Või siis ma arvan, et võtad liiga palju vastutust, aga pärast ei pea välja, et tulge lapsed kõik minu juurde, nagu Jeesus ütleb. Aga siis ei pea välja, et ei ole nii palju armastust, eks ju. Et see võib-olla kõige raskem ongi see, et kellega, et nagu kogu aeg kultiveerida seda, et ma vaatan kõiki võrdselt ja püüan nagu peale selle neutraalse emotsiooniga armastust nagu arendada, mediteerida, mõelda, kogu aeg endale kinnitada, et kõik väärivad, et keegi ei ole, et mina parem või keegi halvem või et kõik algpositsioonilt on üks suur armastav pere. Aga minu omadused ja minu šakti ja minu arusaamad ja teadustamised ei ole veel nii kõrgel tasemel, sellepärast ma pean kellegiga distantsi hoidma, jäädes armastusse. Aga see ongi arukus, et ma hoian tema distantsi, kuna ma ei suuda, ma ei oska veel. Mul on väga kurb, eks ju, et see eripära kõik ja et ma ei suuda kõiki niimoodi tingimusteta veel armastada. Aga ma sisemiselt teen tööd ja kogu aeg kinnitan endalt, ma soovin teile kõigile head ja nii ja naa, seda harjutad nagu. Aga siis see teine pool just, et selle teekonna raske pool on see, et sa nagu ühte äärmusesse lähe teise äärmusesse, eks ju. Liiga suure hurraa peale, liiga selline
apaatia, eks ju, et see on mingi langenud materialist või see on sellise kiiksuga või see ei ole minu religioonist või see ei ole üldse usklik, et see ei lähe nagu sinna äärmusesse. Et kogu aeg oled nagu armastav, aga juba siis Jumala armust palud Jumalat, õpi mulle, et ma õpiks, noh, et ma oma neid samme seaks sinna Aarete saare poole niimoodi, et ma võimalikult vähem solvangut sooritaks, et ma jääks armastusse, et aga samal ajal anna mulle arukust ja ülihing ja püha vaim, kus ma pean nagu distantsi hoidma või noh, arukust kasutama, et nagu okei, et soovin sulle head, aga noh, hoian eemale nagu. Et see on nagu kõige raskem, et jääda sisemiselt armastusse ja kui sa hoiad eemale, siis sa ei arva, et ma hoian sellepärast eemale, et mina olen normaalsem kui tema. Sellist asja ei ole, et see on ka nagu viga. Tema on sama normaalne nagu sina ja sina väärid armastust ja tema väärib armastust. Aga hetkel see raasa või see maitse, temal on see erinev teaduse tasand, jätame tema sinna, kus tema on ja mina sinna, kus mina olen ja püüame oma teed lasta tal edasi minna, mul edasi minna, sest muidu tuleb see raasa paasa sanskriti keeles, see maitsete erineva teadusega, inimesed saavad kokku, neil on erinevad eesmärgid, hakkada, ma ei tea, raiuma, karjuma, minul on õigus, kuidas sa aru ei saa, eks siis tuleb see halb energia, see ongi see materiaalse maailma kahesuse energia.